Vau, uskumatu. Vaata seda. Meil on aprikoos, ploomid, mandel ja peale selle veel virsikud. Kõik ühel ja samal puul. Kui sa oled alati tahtnud pookida, aga pole kunagi teadnud, kuidas seda lihtsalt teha, siis jälgi seda videot, sest ma näitan sulle mitte ainult, kuidas pookida, vaid ka kuidas saada multifunktsionaalne puu, midagi, mida peaaegu keegi sulle ei õpeta. Selles videos näitan sulle kõiki saladusi, nii et hoia silm peal, sest alustame. Et teha pookimist või multifunktsionaalset puud, kasutame aluseks seda mandlipuud, kuigi sina võiksid kasutada ka aprikoosipuud, ploomipuud või virsikupuud. Selles olukorras kasutame mandlipuud, sest see on mul siin olemas. Kõik need sobivad pooki alusena, sest kuuluvad samasse luuviljaliste perekonda ja on omavahel hästi ühilduvad. Nii on meil võimalus seda tüüpi pookimist teha erinevatel puudel, sõltuvalt sellest, milline meil kodus olemus on. Ja selle pookimise tegemiseks, millised materjale meil vaja läheb? Väga lihtsaid materjale. Vaja läheb akutrelli ja väikest puuriotsikute komplekti. Ja siin on üks väga oluline asi. Puur peab vastama selle oksa paksusele, mille me asetame. Kui oks on peenem, kasutame peenemat puuri. Ja kui oks on jämedam, kasutame jämedamat puuri. Seetõttu ongi nii kasulik omada väikest puuriotsikute komplekti, sest oksad ei ole tavalised kõik ühes suurused ja nii saame iga ühele sobiva valida. Samuti kasutame tavalist isoleerteipe. Ja just seda tavalist, sest ma tahan, et igaüks saaks seda pookimist kodus teha ilma spetsiaalseid materjale ostmata. Lisaks kasutame haavapalsamit, et pookekoht korralikult kinni katta ja vältida niiskuse, õhu või võimalike haihuste sattumist. Ja loomulikult vajame nende sortide oksi, mida hakkame pookima. Virsik, aprikoos ja ploom. Kõigepealt valime mandlipuul koha, kuhu pooked asetada. Selles olukorras olen valinud just selle osa. Tuleb arvestada, et paneme 3 oksa, seega ei tasu neid liiga lähestikku ega liiga kaugele üksteisest panna. Mõte on selles, et oksad oleksid hästi jaotatud ja igal ühel oleks tulevikus ruumi kasvamiseks. Oluline on jälgida ka suunda, sest kui saame valida koha, kuhu päike päeva kõige kuumematel tundidel otse peale ei paista, on see palju parem. Nüüd hakkame oksa ette valmistama. Võtame esimese oksa ja lõikame selle alumist osa järk-järgult ühemaks. Eesmärk on anda sellele pliiatsi otsa sarnane kuu. Ei ole vaja teha väga teravat otsa, kuid see peab olema piisavalt täpne, et mahuks korralikult auku, mille me puuriga teeme. Ja teeme sama ka ülejäänud okstega. Oluline on, et need jääksid kindlalt paika ja et kontaktpind pookialuse koorega oleks võimalik hea. Kui oksad on ette valmistatud, hakkame auke tegema. Nüüd valime puuriterade seast selle, mis kõige paremini vastab oksa paksusele. Seejärel puurime lihtsalt augu sellisel viisil. Kui augud on tehtud, puhastame need ära. Võime kasutada väikest veepudelit ja valada natuke vett auku sisse. See aitab eemaldada saepuru või muud jäägid, mis võivad sisse jääda. Kui näeme mõnda pinnu või puutükki, saame selle eemaldada peene traadiga. Mõte on selles, et auk oleks puhas, et oks saaks korralikult sisse minna ja hea kontakti saavutada. Nüüd paneme oksad sisse. Võtame esimese oksa ja asetame selle auku. See peab minema sisse kindlalt ilma murdumata. Ja siin tuleb üks kogu video tähtsamaid detaile. Oksakoor peab jääma võimalikult tihedalt mandlipuu koore vastu, sest just selles piirkonnas liigub mahl ja seal toimubki ühendus. Kui oks jääb täiesti keskele ja ei puutu kokku puu elusosaga, on väga tõenäoline, et see ei õnnestu. Nii et veendume, et need oleksid korralikult tihedalt paigas igaüks oma vastavas augus. Just nii. Kui 3 oksa on paigas, hakkame seda piirkonda tihendama. Võtame haavapalsami ja pintsliga määrime seda iga pooke kohta ümber. See aitab haava kaitsta. Samuti hoiab see ära õhu või liigse niiskuse sattumise ning aitab puul selle koha paremini kinni kasvatada. Lisaks sisaldavad paljud haavapalsamid sageli vaiku, vaha ja mõnel juhul ka vaseühendeid või funksiide, mis aitavad kaitsta haava seente ja teiste nakkuste eest.
Seetõttu on need eriti soovitatavad just pookimisel, kus igasugune niiskuse või haiguste sattumine võid kogu töö ära rikkuda, aga kas saab ka ilma haavapalsamit hakkama? Jah, saab küll. Tegelikult, kui sul ei ole haavapalsamit, võid ajutise asendusena kasutada ka natuke aloe geeli, sest aloe omab kaitsvat toimet ja aitab hoida piirkonda niisutatuna. Kuid kahtlemata, kui tahame edu võimalusi maksimaalselt suurendada, on haavapalsam kordades parem ja kõige soovitatavam valik. Nüüd kinnitame kõik korralikult. Võtame isoleerteepi ja keerame mitu ringi ümber pookekoha. Mõte on selles, et pookoksad ei liiguks üldse, ei tuule, oksa puudutamise ega väikese põrutuse tõttu. Kui pookoks liigub esimeste päevade jooksul, võib pookimine ebaõnnestuda. Seega pingutame täpselt nii palju, et kõik oleks kindlad kinni, aga ilma pookekohta täielikult lämmatamata. Ja nüüd tuleb veel üks väga oluline samm. Loome väikese kasvuhoone efekti. Selleks kasutame kilekotti. Kuna kõik 3 pooki mahuvad ühte kotti, ei ole vaja mitut kasutada. Paneme kotti nii, et see katab kõik 3 pookoksa ja sulgeme selle õrnalt isoleerteibiga, et see oleks korralikult kinni. Ja miks me seda teeme? Sest nii hoiame niiskuse koti sees ja väldime, et pookoksad ära kuivaksid, kuni nad pole veel puuga kokku kasvanud. See samm on ülioluline ja võib tunduvalt suurendada pookimise õnnestumise võimalust. Nüüd tuleb lihtsalt oodata. Järgmiste nädalate jooksul ei tohiks me pookoksi pidevalt näppida. Tuleb jälgida, et kotid püsiksid paigal, et siis ei satuks liiga palju vett, et ei tekiks mädanikku ja et pook ei liiguks. Samuti on oluline, et puu saaks korralikult kastetud, kuid ei jääks vee alla. Kui pooke alus on tugev, on tal palju rohkem energiat uute pookevarte toitmiseks. Umbes 3 kuud on möödunud sellest, kui selle projektiga alustasime ja nüüd ole valmis, sest see, mida sa näed, on tõeline ime. Vaata kottide sisse. Jah, tõepoolest, meil õnnestus see. Meil on olnud edu. Pookoksad on puhkenud ja see tähendab, et pookimine õnnestus. Nüüdsest kasvavad sellel samal mandlipuul korraga erinevad sordid. Meil saab olema mandleid, virsikuid või paraguaio virsikuid, aprikoose ja ka ploome. Kõik ühel ja samal puul. Ausalt öeldes tundub see mulle endiselt tõeline ime. Võimalus kasvatada ühel puul mitut erinevat vilja on lihtsalt uskumatu. Ja kui pärast selle nägemist on veel keegi, kes arvab, et loodus pole muljetavaldav, siis tõesti, tulgu ja seletagu mulle seda. Ja nüüd kirjuta mulle kommentaaridesse, millise viljaga sina proovima hakkad. Või kui sul on video kohta küsimusi, jätta need siia alla ja ma aitan sind. Kui sulle video meeldis, siis palun pane like, telli kanal ja vajuta kellukesele, et sa järgmisi videoid maha ei magaks. Muide, kirjuta ka, millisest riigist sa mind vaatad. Suur aitäh, et oled siin. Tugev kallistus ja järgmise korrani.